Ma räägin teile natukene sellist lugu, sellist heitsa eelmist eludega seotud. Miks ma naeran siia ette on see, et olen saanud mõndadelt klientidelt kirja, või õigemini siis jälgijatelt, et see on mingi täielik voodoo ja ma ei usu sellesse nagu, et tegelikult vabatahtlikult saate uskuda sellesse, aga siiski ma räägin seda, mis on siis statistika alusel numeroloogias tehtud, uuritud, on siis see, kui sa näiteks oled sündinud, ütleme siis 11. päeval, siis kunagi sa oled olnud number 2. Ehk siis, kui sa nüüd oled 11, järelikult sa oled järgmisel ringil, sul on antud nüüd kahekohaline arv, ehk siis 11. Ja koer tuli köhima siia kõrvale. Ja siis, kui sa selles elus oma karma ülesannet ei täida, ehk siis karma ülesandega on kõik seotud. Meil on antud siin elus endale omad karmad, mis me eelmistes eludes oleme kaasa haaranud, kahjuks. Siis me võtame vabatahtlikult ka selle suguvõsa karma ülesanded, mida me siis ka oleme lubanud oma sugu ees, ehk siis nende vanemate ees hinge tasandil, et me täidame ka need või töötame läbi ka nende mingid teatud karmavõlad. Ja siis on üleüldse suguvõsa ees ka veel üks karmavõlg, ehk siis on jube suur supp, mis me oleme kõik enda kanda võtnud. Aga ju siis me oleme lubanud, et me täidame selle ära, ehk siis kui meil on kahekohaline arv ja see hakkab number 1-ga, ehk siis see, et me oleme endises elus olnud juba ühekohaline arv ja meile antakse 1 sellepärast, et me oleksime iseseisvamad, saaksime hakkama, läbi seinte minejad, otsustajad ja lihtsalt tulinägi võitis. Kui me ei saa selles elus selle number 1 ja mingi lisanumbriga, ehk siis ütleme selle 11 puhul ei saa hakkama, siis järgmises elus sa saad pluss selle elu karma ülesande ja siis järgmises elus sa oled mis siis 2 on järgmine, 29. Sa saadki sinna ette 2 ja siis 9. Ma nüüd räägin siis, ütleme, teatud selle numbriga. Siis 2 tähendab seda, et sa oled hästi sümpaatne, hästi heatahtlik, hästi peresõbralik, kaaslase sõbralik, aga sul on ka see miinus, ehk siis manipuleerija. Ja number 9 on antud sellise müstiku number, ehk siis väga tugevalt vaimse tasakaalukuse ja samas ka nagu ülevoolavuse number. Ehk siis seal on kõigil on nagu pluss ja miinus, nagu ma olen öelnud. Ehk siis sulle antakse siis 3. võimalus, ütleme siis niimoodi 29. Nii. Ja siis kui sa selle ka läbi ei tee, siis sulle antakse veel üks võimalus, ehk siis 4. võimalus. Siis sa sünnid siia kas 30 numbriga või siis 31. 31 tihtipeale on mees ja 30 on naine. Ehk siis kui te tunnete nüüd ennast ära, et kas sa oled siis sündinud 30. või 31. Pane siia kommentaari näiteks pluss, kui sa oled, või siis lausa kommenteeri pikemalt, et selles suhtes et ma olen 30, aga ma olen mees, või siis 31 ja ma olen naine. Ehk siis mis see tähendab, kui sa oled 31 ja mees, siis on kõik okei. Aga okei ei ole siis, kui sa oled liiga selline pehmekene ja liiga selline naiselik ja selline järeleandlik. Sa peaksid olema selline tugev, jalad maas. Kui sa oled 30 ja naine, siis on kõik okei. Kui sa oled 30 ja mees, on ka okei. Aga siis on okei, kui sa oled oma sõnade taga, sa teed, mida sa oled lubanud ja ka see, et sa austad iseennast. Ehk siis sa ei muutu jalamatiks oma elukaaslase ees. Ehk siis sellisi tähelepanekuid meie elude karmadest ja eluteedest. Kes on tajunud, et et sus on sellist või teist omadust, mida ma nüüd siin praegu rääkisin, siis kommenteeri siia alla. Ja kui sa absoluutselt minuga samal meelel ei ole, siis vaidle vastu ja ma hea meelega räägin suga kaasa. Ja leiate alati meid erinevate kanalite kaudu, ehk siis numbrite keel nii Instagramis, TikTokis kui Facebookis, ütlesin või? Ja seal on siis nii suletud grupp ka siis selline avalik grupp, kuhu sa saad ka mulle kirjutada. Aga peatse nägemiseni ja hoidke muuseas silmad lahti sellel kanalil, sellepärast et siia tuleb palju huvitavat. Ma panen järgmistel päevadel, tulevastel päevadel siia üles sellised videod nagu ehk siis negatiivsed või vägivaldsed naised, millised need numbrid võivad olla siis, kui need naised on miinustes ja panen järgmiseks ka negatiivsed vägivaldsed mehed, millised need võivad olla, kui nad on miinustes. Ehk siis pidage meeles, ei ole häid ja halbu inimesi, vaid lihtsalt see, et millise teekonnas inimene on valinud. Kas ta tahab olla pigem selline, kes näeb ainult kõiges miinust, ehk siis negatiivsust, või ta valib sellise tee, et negatiivne on üks elu osa, aga ta ikkagi vaatab kõigele nagu rõõmsalt otsa. Päike tuleb välja. Hommikul sajas vihma.
okei, aga ilusat päeva teile ja tellige seda kanalit ja jälgige seda ja saatke oma sõpradele, kui te tundsite, et keegi on just sellise infopuuduse ees. Tšauki, tšau!